Mina olen Eino Ojasalu ja kõrvalmajas füüsiliselt alustasin ma kuskil 2000-ndatel. Margus Matkur kõrvalmajas alustasin oma töiseid tegevusi aastal 2001. Marie Kalmet, töötasin seal 2008 kuni 2011 keskpaik. Olen siis Jan Tukki-Lukin kõrvalmajas, mis läheb lammutamisele sellel aastal. Alustasin mu tööd 1999. aastal, see oli novembri lõpp, 28 või 29 november. Mina olen siis Märt Tallika. Ma alustasin kõrvalmajas tööd aastal 1999. Mina olen Kalle. Ma kolisin sinna suhteliselt kohe, kui me sinna kõik kolisime. Ma arvan, see oli aastal 99. No mõned hetked on jah, selle kõrvalmajaga meelde jäänud. Esimene asi, mis sellega üldse meenub, on ikkagi tegelikult Valeri torn. Valeri torn tuleb siis legendaarsest juhtimiskeskuse juhatajast Valeri Petersonist. Vanu pilte vaadates tuli meelde, et sinna ikka tegelikult mahub palju rahvast. Niina suursaadik käis meil seal Valeri tornis külas ja Need hetked kõige rohkem meil meelde seal üleval suures ruumis. Käisime täna tegelikult koos Kalle ja Janniga selle maja peal nagu tuuritamas ja ilmselt tõenäoliselt viimast korda. Vaatuka sellist nostalgia hetke oli küll seal tegelikult, pean tunnistama. Siin oli kõik väga värske ja kena, et see on esimene mälestus, et ma mõtlesin küll, et siia võiks tööle tulla küll. Võtud valged seinad ilusasti, kõik oli puhas ja suured aknad ja niisugune nagu väljamaa maja tegelikult sellel ajal. Aga maja ise oli sihuke mõnus ja nagu ta juhtimiskeskuse majaks kutsuti, siis see hoidis seda meie punti ja meie seltskonda ikka hästi koos ja kõik kuidagi klappisid omavahel. Seal on sihukesi lahedaid seiklusi, et meelde jäävad ikka need, vaata, kus on mingid tugevad emotsioonid on mängus. Et torm, üks liin kukkus välja, 330 liin, teine kukkus välja, siis 110 lüüsega läks S-Link välja. IBM-il oli server üle, meil oli pooltühi serveri ruum üle, et kõlas nagu plaan. Plaan oli hea kuni sinnamaani, kui see server reaalselt meile siia OVB garaaži kohale jõudis. Ega ta kusagilt ustest ka sisse ei mahtunud. Ja siis probleem oli suur, et lubadused olid antud ja kuidagi moodi pidi see serveri sinna serveriruumi sisse saama. Ja kellegil tuli tark mõte, et tõstame selle serveri sealt aknast sisse. Televõrgu töötajad kolisidki vist eelmisel aastal alles siit majast välja ja praegu ta ju ei kõlba enam. Ta on ju vana maja, ehitatud tolleaegsete reeglite järgi ja ega seal see töötamine vist praegustele meeskondadele, kes seal olid, kui ta Eleringi valduses oli, ei olnud ju väga mugav. See maja on natukene ajale jalgu jäänud, et meil on siia Kadakatee sellele krundile tegelikult vaja tekitada võimekus hakkama saada niisugustes olukordades, mis ei ole päris rahuaja olukorrad, eks. Väikse pisara võib langetada, kui see niimoodi maatasa läheb. tegelikult on see maja kuni viimaste hetkeni olnud käigus.